hommikust, uus päev Berliinis, kui eile veel olid siin EM-i pidustused, siis täna mõtlesime, et teeme väikse kultuurse päeva ja esimene peatuspaik on meil Disgusting Food Museum. Ja vaata, Ranno, mis meile kõigepealt anti. Oksekotid, 3 oksekotti. Need on siis meie piletid siin. Et tegelikult on väga äge siin näha, et mis on, meie oleme äkki isegi special guestid, aga mis on siin kõige huvitav, siin on kindlasti nagu lihtsalt natuke näha asju, lugeda, aga siin saab ka nuusutada. Aga vaata, mis siin näiteks esimesena pakutakse, sest härra juhatas kohe siia. No Ranno, minu arust kõige huvitavam on siin see lamba, silma, muna, mahl. Ja tead, see ei ole meil kõige rõvedam asi siin isegi. Et sa oled ju vaatad. Nii lihtsalt kiiret peale vaadates, see on siis Mongooliast, Rootsist on meil Pävergel, meil on siin salgam suuju Türgist, Hiinast, 3 peenise liköör. Ja ma ei mõtle seda välja. 3 looma peenised on siis kokku keedetud riisiga. See on veini jooks siis, 29 volli maitseme. Altar of Stinky Cheese, ehk siis altari juurde, kus on haisvad juustud. No Ranno, sa alusta, sina alusta sealt. Piima. Oi. Kuule, ei olegi nii hull. Ausalt. Ei ole üldse nii hull. Ausalt üle. Varsin väga palju hullemat, ta on lihtsalt... See enam-vähem. No siin on Stinking Bishop, haisev Bishop. See on siis Suurbritannia kõige haisvam juust. Okei, see on juba rõve. See on palju rõvedam. See ei lähe ninast jälle ära. Opelega raisk igaks juht. See on siis Prantsusmaa Viveur Boulogne, pasteeritud juust. Ei ole ikka. See läheb reaalselt hullemaks. Ei, seda ei tahi nagu tõmmata. Sa pead nagu laskma tulla selle. Ja viimane meil siin on jälle Prantsusmaalt Epioise. Napoleoni lemmikjuust oli. Oi, Napoleon on rõve. See ei ole kõige hullem. Seal on kirjas, et nõrgad vihjed siis rohule ja õitsvale loodusele. Ei ole. Kui sa tahad, siis ikka väga ei... Sa saad end ikka tõmmata. Ta ei olnud kõige hullem. Mina ütleks, et kõige hullem oli Stinking Bishop UK-st. Et need on tegelikult sellised, et neid söövad, ega need inimesed päris söövad neid, vaata. Aga lihtsalt lõhn on hästi selline tugev. No sina oled siin hiljuti Ameerikas käinud, et kas see on siis tavaline Ameerika hommikusöök? Twinkist ma olen proovinud, et tegelikult on huvitav, me oleme nagu rõveda toidumuuseumis, aga siin on Twinkis nagu täiesti asi, mida lapsed söövad vanemad. Ta ei olnud üldse nii rõve, aga mis ta siis rõvedaks teeb? Siin on siis kirjas, mis ta rõvedaks teeb, et siin on hästi palju kemikaale. Et kestab igavesti, ütleb. Ühesõnaga, kui ma ühe ära siin, siis see kestab mu kehas igavesti. Päris jama, kuule. Leidsin ühe toreda asja, mis meenutab ühte toredat seika meie elust. Läheme nuusutama. Kes ei tea, siis me kunagi Rannoga sõime surströmmingut. See on siis tuntud Rootsi cuisine, nagu sina ütlesid. Mädakala. Et tee lahti ja nuusuta, kas tuleb. See ikka toob tagasi. Ema ju ääres sõime. Mäletad küll, see oli sul nädal aega hiljem oli ikka veel see suus. Minul oli minust see tunne, et me sõime mädakala, mis oli veel omakorda halvemaks. Oligi. Mädakala, mis oli veel aja ületanud. See ongi kõige hullem, aine? Käi ära lihtsalt. Ei, see ongi. See on nendest juustudest jõhkalt hullem. Saad kohe tagasi. Ma olin praegu Tartus Emajõe ääres ja see vana mälestus tuli üles. Et meie sööme veel halvaks leidnud, see on ka siin arvatavasti juba aastaid on mul. See oli täpselt sama. See oli täpselt sama. Et tegelikult huvitav kohake, et kui ma ei eksi, siis äkki ees sai maitsta ka midagi. Siin saab osta tegelikult koju midagi, aga no miks ma peaks rõvedat toitu ostma? No lähed maitseid putukaid, jah? Putukaid võib süüa, kõhtu tühi natuke. Aga noh, jällegi, nagu ma ütlesin, et siin on mingid vinkid ja värgid, kus see lobster meil siin rõvedus on siis? Süüaks igal pool ja eks lihtsalt, et kuidas püütakse, miks. Ja tänapäeval peetakse siis lobsterit luksuslikuks toiduks. See oli vaeste toit siis, jah? Kui sa proovid kõik need rõvedad asjad ära, siis sa saad sellele kuulsale seinale Wall of Disgust. Ma ütleks, et see tundub lihtne. See ei tundu midagi rasket. Ma näen siin ritsikaid, ma näen siin rohutirtse, mingi putukaid, haisvat juustu, kapsa mahla ma olen joonud Eestis ja lõpus on nagu mingi moos. No õnneks meil on see kott ka olemas ja siin on ka kirjas, et 12 päeva tagasi oli viimane oksendamine. Nii et kui ma vähemalt sinna seinale ei saa, siis mul on võimalus seda numbrit muuta. Nii et sa ise ei taha proovida, ma alustan siis. Ma proovin proovida seda. How much you want, you can put on your hand, how much you like. Okei. This seems, they are not alive at least. See mees on julge. Ma ei usu, et see väga hullu. Need on siis pahvolvormid, ma ei tea, ussikesed, väiksed, ma ei tea, kus eesti keeles on. What is buffalo worms? No päris rõve ikka. No it's pretty bad. Kuiv nagu hein. Ja ka maitse. Läks hein, nagu hein. Mealworms, oot.
Can you eat these? No, ussikesed. Mis tähendab? No ei, nagu hein, nagu kuiv hein, nagu täiesti tühjad sees. Mis sa siis rõvedad, kui siin ei? Proovi. Mõtlen. Ma nagu mõtlen peas. Ei, see on palju vastikum. See on lihtsalt mingi putukas. Ja ma panen selle endale suhu. No aga inimesed söövad neid, jääd isu. Ja nüüd sinu kõhus. On nagu hein. Ongi hein. Kriketid siis, krikets. Ja võtan ühe. No see on selline väike junsu. Ma arvan, see on krõmpsu. See on hea. Ei, see on tühi. Nagu tolmu sööksid. Ja nüüd ma jõuan kõige hullem asju, ma arvan. Rohutirts, resshopper. Wings off, öeldakse, et võib tiivad ära võtta. Et siis rohutirts öeldi, et võib tiivad ära võtta, kui ma juba siia seinal tahan saada, siis ikka täiega. Julge mees. Ma arvan, et kõige lihtsam niimoodi, et this is just another cheese. Ta on juust. Okei, tiivad on vastikud, the wings are a bit nasty. Rohutirtsu ma enam ei söö elus mitte kunagi, mõtlen. Pane sina kriketit. Sa teed mulle hullemaks nagu. Sama maitsega on need. Aga mina olen siid ussinud siin silkworm kookonis. No ma arvan, et see on nagu selline kuiv õhk jälle. Aga... Sellega on su riided tehtud. Jaa. Oi, aga maitseb halvasti. Kartuli krõps, aga maitseb halvasti. Ta on siuke soolane. Ja jällegi ta on nagu need eelmised. Soolalagrits ma ütleks. Seal on päris selgelt. Minul lagrits meeldib. Oi, kui soolane. See on päris hull mees. Issand. Esimene amps ehmatab. Närid ära, neelad alla. Nii, siis on meil siin puuvili, tuurian. Ma seda palju ei sööks. Aga ta ei ole midagi hullu. Kaugelt. Hästi vänge maitse on, isegi sellise väikse asjaga. Enne sööks putukaid 1000 korda. Ja kitsejuust siin siis. Cheers. See on selline. Okei. Ja nüüd ringid, joogid. See on siis hapukapsamahl, nii et Ranno terviseks. Ma reaalselt tunne, kui ma selle praegu... Arvad, et paned oksendad see? Pane maga. Okei. Ei joo ära lihtsalt. Ma olen seda Eestis saada, aga see nii hapu ta ei olnud või selline. Punapeidi mahl, Ranno, enam ei ole palju minna. See ja olemegi tahvli peal. Nii et paneme ära. Võt see on rõve. This was the nastiest. 2 asja on jäänud. Pärmi ekstrakt on meil siin. No sa ikka võtad nagu Nutellat kodus. Liipsime ülena. Oi, kui rõve. Austraallased söövad seda iga see on selline tummisem on see. Nii et viimane asi, Ranno. Oi. Ühesõnaga, Ranno tegime ära. Disgusting Food Museum Berliinis. Äge, saab nagu ringi vaadata see lõpetus siin, et sa saad maitsta kõike. Aga kuidas sa arvad, kas arvasid, et tänane päev lõpeb või algab niimoodi, et me sööme putukaid? 0. Ma arvasin, et tuleb chill päev. Ja siis tuled siia, sööd putukaid, hapukapsamahl, seda võtad Eestis ka, aga see pärmi ekstrakt, see on selline, et mida... Ma tahan neid maitseid suust saada. Ma tahaks ka saada, aga vesi ära ei võta. Mäkk on lähedal. Aga paneme ta nimed ka kirja, siis me tegime ära. Väike nõaru nägu ka. Hea töö, Ranno. Oleme selle tehtud. Oleme nüüd kõvad mehed. Lähme liigume edasi Berliini peal. Thank you very much. Ciao. Pilet 15 €. Rõveda toidu muuseum. Tulge ja pange ennast ka proovile. Ja täitsa lahe, aga nagu Ranno sees ütles, tahaks selle maitse suust saada. Yeah. Nii et proovime midagi normaalset kamba alla saada. Natuke on tunda. Liigume edasi. Welcome aboard on the ship Carula. Das ist eine evangelische Kirche, die wir da vor uns haben. Die ist gar nicht so alt, wie man denken würde. Baujahr. Pärast rõvedate toitude söömist ütlesin Rannole, et võiks midagi süüa võtta, võtsime väiksed joogid ja oleme laevareisil. Tegelikult on see väga äge. Giid räägib saksa keeles, aga sama ruttu paneb ka inglise keeles. Nii et sa saad rohkem teada just minu arust lähiajalust, mida ei teagi nii palju Berliini kohta. Mis sul silma jäi näiteks? Või näiteks esimesena jäi meelde see sild, mis siis sõja ajal ei hävinenud. See on väga haruldane ja raske. Jaa, siis kõik on ju maha pommitatud. Aga tegelikult rääks väga huvitavalt, et näiteks mulle jäi kohe meelde selline, et üks rikas mees, kes müüs siis külmutatud pitsas ja ma eeldan, et see on see doktor Oetker, keda meiegi teame, sai rikkaks siis niimoodi, et ta müüs külmutatud pitsasi, siis investeeris raha erinevate hoonete ostmiseks ja nüüd on ta nii rikas mees, et rendib Google'ile
Google'ile välja lihtsalt siin Berliini jõe ääres enda apartmente siis korterit ja korteritega seoses ütles Giid väga hästi, et tegelikult Berliinis on päris suur probleem korteritega, et pole ruumi. 82% Berliini elanikest rendib välja, ei ole korterit välja ostnud. Et praegu väike paus Giidiga, aga ta tõesti rääkis väga palju, et seal oli näiteks ka 3 parlamendijoonet, mis on ühendatud ja need on ühendatud alt tunneliga, et parlamendi liikmed ja valitsuse töötajad tegelikult tänaval üldse ei käigi. Kui nad lähevad tööl ära ühte hoonesse hommik, terve tööpäev käivad all tunnelist. Neid nagu ei peagi linna peal nägema, nende on kõik ühendatud. Vaata, siin on need torud ka, et erinevad värvi torud siis pumpavad siis erinevat vett. Ma sain ka niimoodi aru. Ja, et ehituse, et nagu meil Eestis vahepeal ikkagi tuleb, et kui meil on soinala ja selline märg, siis on tegelikult siin jõega sama probleem. Et nad peavad selle pinnavee kogu aeg ära pumpama. Muidu lihtsalt kukub kokku see ehitis. Et siin on näha roosat torusi, siniseid torusi. Et tegelikult peab soovitama, et meil oli see 20 eurot oli nägu tund aega, aga ta annab just sellise humoorika nagu sellise ülevaate Berliinist, et väga mõnus. Ilm on meid see oli naljakas, et Saksamaal on president. Jah, ma sain teada täna. On ainult kantsler, jah? Ma sain ka täna teada, et Saksamaal on president ka, nii et õpime iga päev midagi. Fortunately, lost contact with the main ship, which is Romania, and they crashed in a pack of ice where the crew had to survive for 6 months. Please don't kick them, lick them, break them. You can take pictures, it's fine. If you lick them, your tongue is going to stay there, so don't do that. Täitsa külmast läks, nagu Ranno ütles, paadi peal läks kuumaks, oi, uks tehti lahti ja külma tuleb. Me oleme jääbaaris, Berliini jääbaaris. Üürime siit end jää. Täitsa jahe tuleb juba, tunned jahet, ma olen ju lühkadega, ma tulen ikkagi. Ma tulid suvitama. Ossa, tead, kuumast on täitsa hea tulla siia. Tegelikult jumala ajuvaba, Ranno, oleme nagu Berliinis, mingi päike paistis, 25 kraadi UV5, tuled ühest ruumist sisse, oled miinuskraadide juures. Keset suve on ikkagi siuke imelik niimoodi kohe minna miinusesse. Üks naine küsis meie ees, et hakkas siia astuma. Kuule, kas ma pean siin terve aeg sees olema? See tahab juba ära minna ühe väikse tiirud. Aga siin saab skulptuure vaadata, meil on mõned joogid siis makstud, nii et täitsa mõnus, jääbaari avastamine. Aga mida Giid veel ütles, ärge jumala ees keelt vastu pange, et on olnud juhtumeid, kus ikka lapsed on keele vastu pannud. Nii, jääbaaris, nagu see nimigi ütleb, on muidugi ka baar, meil anti ägedad sellised kaardid, sissepääsutasuga koos tuleb siis ka 3 jooki. Esimese jõime nii-öelda lounge'is ära, teised 2 saad siin võtta. Ja siin on kõige ägedam see, et jääs klaasid on siis. Terviseks jääbaaris. Terviseks. Külm sprait ja külm õlu. No tõesti hakkab huule vastu natuke. Ega nali naljaks siin läheb tõesti külmaks. Me arvasime, et kanged Eesti mehed on siin kaua. Põhimõtteliselt mõlemal on siis meil 2 jooki ja ma nägin, et üks pere juba lahkus niimoodi, et ainult 1 joogi võtsin, nii et ärimudel on hea. Ta oli nii 3 minutit siin. Ärimudel on hea, nii külmaks läheb ära siin, et sa ei suuda lihtsalt kaua olla. Aga tegelikult väga äge baarimees jälle kapten nii-öelda tuli siia ja siis küsisime, et sa oled ju iga päev siin. Ranno ütles, et kurat, tervis peaks päris hea olema mehel. Äge jääbaari külastus, aga vaata, et teiega kohtume varsti õues. Nii, oleme söögikohas ja Ranno soovitus, sa oled vist varem siin käinud? Jaa, ma käisin siin 2 aastat tagasi ja siin on isegi natukene arenenud siin värk, et on iseteenindus ja saab läbi mobiili ka tellida. Ja mis on väga mugav või mis mugav, parim, 10 eurot, selline snitsel ja friikartulit, salati ja kasvatega, 10 eurot. Berliinis, mõtled, tahad süüa, 10 euri ja siis arvad, et jook on 4 või 5, nope. 2,5. Ja aega läks mingi 10 minutit, nii et asume hea maitsta. Nõusalt õhuke tegelikult. Ega Eestis saad ka, on veidi paksem, aga see lihtsalt suurus pigem mind üllatab. See on sul terve taldriku suurune snitsel 10 euro eest. Friikartulit, salat, kastmed. Need täitsa mõnus koht, kui tulla, mis selle koha nimi on? Schneersnitsel, et siin saab tegelikult snitslit kartulisalatiga, tavalise kartuliga, sa said panna burgeri vahele snitsli, et see on täiesti snitsli kohta, aga väga maitses snitsel, see õhulisus mulle meeldib. Soovitan ja ega ilma asjata ja uuesti tagasi. Ja kui juba Berliinis oleme, siis peame ju ikkagi käima ka Berliini müüri juures ka ära.
Ja me leidsime siis sellise koha, kus on väga palju inimesi kogunenud ja vastus on ju lihtne. See on üks võib-olla kõige kuulsamaid või kõige enim jagatuid pilte. Brežnev suudleb siis ühte Saksa juhtidest ja see sai sümboliks ja praegu nagu näha, pigem on see selline juba naljasümbol, sest inimesed seal näiteks teevad musipilte, et just üks paar läks sinna tegi musi, et selline tore asi tegelikult, et Berliini müürist on saanud mõniti kunstinäitus. Siuke halb asi on tehtud positiivseks. Ja, aga see on tõesti väga õhuke tegelikult müürike siin, et see on siin jõe kõrval, aga terve Berliin on täis erinevaid juppe, varemeid, on suuremaid blokke, aga tõesti, et tegelikult veidi ajuvaba mõelda, et tänapäeval inimesed, Berliini elanikud, turistid lihtsalt kõnnivad siit mööda. Aastaid tagasi oli ju see kõik täiesti kinni, aga nagu Ranno mainis, et halb asi on pööratud positiiviks, sest tõesti kunsti jagub, no siin on nagu kõike. Oi, see on kuskil 1,3 kilomeetrit pikk, nii et siin on kunst ikkagi näha. Jah, aga kui sa tahad tegelikult siia pildile tulla, siis ikkagi pead arvestama, et on järjekord. Et mulle meenutab veidi Las Vegase silti umbes samamoodi. Et ei saagi kohe jaole, et täitsa rahvas koguneb. Volkstümliche Schlager, ob volkstümliches Lied, bleibt voller Weiler Volksmusik, was von die Leid gern gesungen wird. Näeme varsti. Könnt sagen, was immer ihr auch wollt.